Ja mäng on alanud. Oleme teile veel võlgu ka tänase mängu kohtunikud, peakohtunik Kristjan Siilak, abikohtunikud Silver Suup ja Margos Viirsaar ning neljas kohtunik Kaspar Grill. Siin on nüüd natuke paha pallikaotusele, Edu saab siit löögile ka ja läheb süke paar-kolm meetrit üle see pall, aga paha pallikaotus. Nüüd on pall kastis, aga jõuab sealt löögile ka. Saavad leedukad lüüa, aga see pall on lihtne. Peaks vähe sellist sahinat eetrisse kostuma, siis ilma vastu on raske saada. Aga siin nüüd pikk palli nii taha ja ääre pealt võidame ka selle palli Belõh. Belõh on endiselt palliga, väga hästi hoiab seda ja nüüd on Antonsil uuesti pall kastis ja kas saame siit löögile ka? Või väga hea tõrje teeb siit Leedu väravat. Veel on võimalus, uuesti Leedu väravat tõrjuba. Siin olid nüüd mängu parimad võimalused praegu Eesti koondisel, et ei saa, et suudavad kaitsed selle palli sealt klaarida. Nüüd sai peaga siit leedulane löögile oli. Nüüd alustab Eesti vahelduseks pika palliga. Ja seal on ka leedukad vahel ja nüüd on ohtlik. Võtame siit ja nüüd on väga ohtlik ja see pall on värava ees, aga veel mitte keegi löögile ei ole läinud nii. Pall kasti välja ja nüüd sai peaga suunata sealt tagapostist, aga ei suuda seda palli raamide vahele panna. Ja hoitakse seda palli mängus ja saab Leedu hoopis siit tulla nüüd. Nüüd on siin kiiruse vahe ikkagi olemas ja nüüd on väga ohtlik on see olukord ja nüüd üle lööb selle palli Stričinas. Belõh jälle sealt äärest minemas, on tal olnud väga teravad ja mängib sinna ettepoole selle palli. Saame siit löögile ka. Siit sai löögile ja Leedu väravat tõrjub üle selle palli, oli selline ebalev tõrje. Ja nüüd on Belõh läbi. Ja sai siin Pade lüüa, aga suunab selle palli niimoodi, et Leedu väravat püüab selle. Nüüd on natukene paha vale sööt sinna, leedulased lõikavad selle vahelt ja saavad kiiresti tulla. Ja Spagega veel päästab ja siin on nüüd Eesti väravat, tuleb hästi välja ja nopib selle palli. Siin on kauglöök ja selle väravat püüab. Belõh, kes võidab selle palli. Pade, Mežin, vabandust. Viiakse see pall sinna kasti, sealt Antonsi ulatuselleni, aga nüüd on Pade. Uuesti Antons kasti taga ja võib selle Mežinini, Mežin on vahel. Ja lööb selle palli napilt väravast mööda sinna küljevõrk palju võita, aga nüüd vaatame uuesti, Antons viib selle palli uuesti äärele. Uuesti Antons. Hästi, nüüd on jälle võimalus ja suunab selle palli mööda, nüüd oli Pade. Hugo Pade sai seda palli suunama ja kahjuks ei suuda seda raamide vahele panna. Saavad siin löögile ka, veel ei saa, aga proovitakse äärde viia, aga leedulased on seal vahel. Nüüd on omakorda juba sealt Leedu tulemas. Need on väga ohtlikult vastu. Ja siin Otto Käis teeb suurepärase tõrje. Nüüd on siin leedulased läbi ja Käis saab jala vahele seal. Ta on siin mingisugune survelaadne ja nüüd on 1-0. Nüüd on 1-0 teise poolaja alguses. On see number 6. Just vahetuses sekkunud Elius Petrauskas, kes selle palli sinna alla võrku paneb, et oli see mäng päris lahtine siin kohe poolaja alguses ja vaatame siit uuesti. Kõigepealt veel see Käisi tõrje. Ei suuda seda normaalselt.
läheb see pall sinna kasti ja nüüd on pall lahti ja on Otlik ka ja kas saab löögile ka ja ui, kui napilt see löök mööda läheb. Siin on väike ebakõla leedulastel ja on Paade seda palli kätte saamas. Nüüd on Antons. Viib palli ääre peale Paade poole. Paade saab selle kätte ka, viib palli kasti, läheb löögile ja läheb see löök paraku üle. Leedulased nüüd tulemas kasti ohtlikult läbi on ja saab käis selle tõrje tehtud ja siin on 2-0 olemas paraku. Teiseks pooleks kapteni paela saanud Nikita Pantjutšin lööb selle palli teise palli võrku. Esimesele sai käis käed vahele ja ei suutnud kaitsjad teist palli sealt kasti keskelt blokeerida, ära lüüa ja aga jäi see viga ikka jõusse. Nüüd on leedulased jälle läbi ja number 15 on läbi ja lööb mööda selle palli siit. Siin on nüüd hästi seinasöötudega mängitakse, kas saab Vahermets. Nüüd siin on Zotov viib selle palli sinna. Kas jõuab sinna eestlane kaitse vahel, väravat oli ka väljas ja nüüd on Belõh palliga. Belõh on sealt hästi minemas jälle, on väga terav mees olnud täna ja saame siit nüüd löögile ka ja ui, see läheb napilt mööda. 2-0 ja täpselt nii palju on aega, et Eestil ehk õnnestuks vähemalt overäv lüüa, aga enne tuleb see Leedu nurgalöök ära kaitsta ja käis saab siin käe vahele, aga pall jääb lahti ja läheb sealt üle värava, sealt teisest lainest tulnud löögina ajal. Tuleb Eestil siit täna paraku kaotus vastu võtta ja auväravad ka lüüa ei suudeta ja nii on, kohtunik annab lõpuvile ja see mäng on lõppenud. Leedu alistab teistkordselt Eesti koondise täna siis tulemusega Eesti poolt vaadatuna 0-2.